just täna, 23. aprillil 1919 jüripäeval, eestlaste viimase vastuhaku Jüriöö ülestõusu aastapäeval, mida tänapäeval rohkem veteranipäevana tähistame, kogunes Eesti esimene parlament, asutav kogu, siin minu selja taga Estonia maja loorbeeripuudega kaunistatud kontsertisaalis, et paika panna põhimõtted, milline saab olema Eesti riik, kus suuromand jagati oma rahvale ja demokraatlik valimisõigus kehtib kõigile olenemata soost ning rahvusest. Asutava kogu suurte ülesannete lahendamist hõlbustas suuresti asjaolu, et 2 vasakpoolset erakonda olid kokku saanud 58% kõigist valimistel antud häälest ning olid oluliselt üksmeelsed küsimuses, mille lahendamine seisis asutava kogu ees keskse tähtsaima ülesandena, nimelt maareformi küsimustes. Selle küsimuse radikaalsest lahendamisest olenes võidu saavutamine vabadussõjas ja ühes sellega ka see, et kas Eesti demokraatlik vabariik jääb seisma ja püsima või langeb vaenlase lämmatava jõu ülekaalu all kokku, sest et tal puudub äravõitmatult tugev vastupanutahe, mis ei kohku tagasi ühegi raskuse ees. Ainult maaküsimuse radikaalne lahendamine võis niivõrd kaasa kiskuda Eesti rahva suure enamuse ja puhuda selles, eriti rahvaväe ridades, leegitsema murdumatu, teraskindla tahte võidelda viimse veretilgani, et vabadussõjast võitjana välja tulla. Olles valitud asutava kogu esimeheks, pidasin sotsiaalselt õiglust ja õigust silmast pidavalt vajalikuks ka värskete rahvasaadikute südamele panna. Lubage mul siinkohal taas meenutada asutava kogu avakõnet. Kes meist ei tunneks seda määratu suurt ajaloolist vastutust ja seda raskust, mis asutava kogu õlgadel seisab. Eesti rahva saatus on olnud raske. Vähe on Euroopas rahvaid, kelle vastu ajalugu on olnud nii kalk ja võõrasemalik kui meie vastu. 700 aasta jooksul on Eesti rahvas olnud võõraste käskida ja käsutada. Eesti rahva saatuse määramisest ei ole Eesti rahvas ise millegagi saanud osa võtta. Nüüd aga on Eesti rahva suveräänse tahte esindajal Eesti asutaval kogul otsustada, missugune saab olema Eesti riiklik kord, missugused uuendused on tarvilikud, kuidas on vaja luua uut, vaba, iseseisvat Eestit. Suur maailmasõda, mis tõi nii otsatu palju verevalamist ja kannatusi inimsoole, süütas rahvaste südameis põlema rahvaste vabaduse ja enesemääramise aated nii heleda tulena, nagu seda kunagi pole olnud. Kõikide südameis leidis vastukaja nõue. Ükski rahvas ei tohi teist rõhuda ega valitseda. Iga rahvas peab oma saatust otsustama ise. Need põhimõtted on saanud nii elavaks ja põlevaks kõikide rahvaste südameis, et ka Eesti rahvas leidis silmapilgu käes olevat seda õigust enda kohta maksma panna. Peagi tuli Eesti rahvas paratamatult iseenesest täieliku riikliku iseseisvuse ja rippumatuse nõudmise juurde. Sel saatuslikul silmapilgul, kui meie maad ähvardas Saksa okupatsioonivägede pealetung, ajal, mil lagunev Vene riik midagi ei teinud, et seda hädaohtu ära pöörata, sel silmapilgul kuulutas Eesti rahva esindus Eesti maapäev
Eestimaa iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Me teame, et see ei suutnud sündmuste paratamatut käiku muuta. Meie maa okupeeriti. Sel silmapilgul, mil okupatsioonivõim novembris meie maal langes, seisis meie maa ees selge ja lihtne ülesanne. Nii ruttu kui võimalik valida Eesti asutav kogu, kes paneks maksma uue korra meie maal ja viiks läbi põhjalikud sügavad uuendused, mida meie maa nii januselt ootab. Seal tuli ootamatult sõda Venemaaga. Vene Nõukogude Vabariigi tegelased leidsid aja olevat meie maale tungida ja see okupeerida. Neil oli arvamine, et liitlased võivad sõjakäigu ette võtta Venemaa vastu. Igaks juhuks, nii kirjutasid Nõukogude riigi ametlikud lehed, peab eelvahiposte Peterburist kaugemale nihutama, et viimane hädaohus ei oleks. Vist küll kunagi enne ei ole imperialistlikku maadeahnitsemise poliitikat nii otsekoheselt ja küüniliselt alustatud, kui selles sõjas meie vastu. Seisukord oli peaaegu lootusetu, kui sõda algas. Väljaspoolt tungisid kindlad väeosad meie maale, hästi varustatud, eriti rohke suurtükiväega ja laevastiku toetusega. Meie maa oli paljakäsi. Meil polnud ei sõjavarustust ega sõjariistu ja riigivalitsuse aparaat oli alles ei millestki tekkimas. Aru saades suurest hädaohust, mille see sõda meile toob, tekkis lühikese ajaga nagu maa alt sitke sõjavägi, kes mitte üksnes ei pannud vaenlase pealetungi seisma, vaid ootamata lühikese ajaga puhastas maa vaenlase väesalkadest. Kui me nüüd oleme võinud kokku tulla, kui me rahvas on võinud valida asutava kogu, siis oleme kõigepealt tänuvõlgu meie rahvale ja vahvale sõjaväele. Kestev üleüldine rahva rahulolu ja au ja kiitus neile tuhandetele kangelastele, kes ööd ja päevad elu kaalule pannes juba ligi pool aastat väsimata seisavad sõjaliinil, ilmutavad peaaegu üliinimlikku vastupidavust ja kõige suurema väsimuse juures on siiski kindlad kui kalju. Me ei täidaks oma aukohust, kui me ei saadaks oma esimest tervitust meie vaprale sõjaväele. Austatud rahvasaadikud, hiigeltöö seisab meil ees. Meie ülesanne peab olema kindlaks määrata Eesti riiklik kord. Eestist peab saama vaba riik, kus õigus ja demokraatia valitseksid. Kõige suuremaks ülesandeks peab olema terava maa küsimuse lahendamine. See on kõige valusam küsimus, see on meie rahva, meie riikliku olemise elu küsimus. Kui asutav kogu ei suuda või ei taha meie maaolusid põhjalikult parandada, seda põhjalikku maa uuendust läbi viia, mida rahvas asutavalt kogult nõuab ja ootab, siis ähvardab asutavat kogu ja meie riiklikku iseseisvust kokku langemine. Kui see terav küsimus saab otsustatud suuromandi lõpetamise, riigi omandiks võtmise ja rahvale tarvitada andmise teel, ainult siis kaotab igasugune vabariigi vastane kihutustöö põhja. Ainult siis kaob umbusaldus Eesti demokraatliku vabariigi vastu rahva seas ja meie vabariik saab alusmüüri, mille peal tema hoone võib igavesti seista, igale tormile vastu seistes. Maa küsimust lahendades peame meeles pidama esimeses reas seda, et meie vahvatel sõjameestel, kes iseseisvuse ja maa puutumatuse eest on verd valanud, et neil on esimeses reas õigus maast osa saada.
Järgmiseks suureks ülesandeks on õigusliku korra ja kodanlike vabaduste maksmapanemine Eestis. Kuivõrd sõda nende vabaduste kitsendamist sundivalt tarvilikuks ei tee. Eesti peab olema demokraatlik vabariik, kus valitseks vankumatu õiguslik kord. Kõik ilmaaegsed kalkused ja karmused, mis võib-olla ainult ajutiselt on olnud tarvilikud, tuleb ära kaotada. Sõjavälja kohtud peavad jääma ainult otsekohese sõjategevuse piirkonda. Kõigi nende saatus, kes on karistuse alla langenud sõjakohtute ja sõjavälja kohtute poolt, tuleb läbi vaadata, et need vabastada, kellel mitte ei ole süüks antud otsekohese vaenlase kaasa aitamist ja riigi äraandmist. Need on ainult kõige pakilisemad ja tähtsamad ülesanded, mida asutav kogu lahendama peab. Aga kui me ringi vaatame, siis ei leia me ühtegi väikest nurgakest, kus mitte põhjalikud uuendused vajalikud ei oleks. Ma ei taha austatud rahvaesindajad kõigi nende hädaliste uuenduste üleslugemisega kinni pidada. Ma ei taha rääkida eelseisvast suurest tööst meie haridusalal, meie sotsiaalsete olude parandamise ja tööliste elujärje tõstmise alal. Kõik see viitaks kaugele ja oleks üleliigne. Kui need suured põhjalikud uuendused kindla käega läbi viiakse, mille järele maa januneb, siis ainult saab Eesti Vabariik kindlale, kõikumatule alusele rajatud. Kas suudame meie, rahvasaadikud, selle ülesandega toime saada? Nende ülesannete teostamiseks tahame kõik oma jõu ja kõik oma oskused tööle panna. Kuid vähe on sellest jõust, mida meie, rahvasaadikud, saame pakkuda. Need hiigelsuured ülesanded on teostatavad ainult siis, kui kõik meie rahvas, kõik rahva elavad ja organiseeritud jõud endid sellele suurele loovale ümberehitamise tööle annavad. Meie kunst peab seisma selles, et kõik rahva elavad jõud selle töö juurde kiskuda. Siis võime julgesti vaadata tulevikku. Me oleme kindlad, et kui suured raskused ka ei oleks, me suudame neist üle saada. Ja kuivõrd me neist üle saame, niivõrd mõistab ajalugu meid õigeks ning ajalugu ütleb kord. Teie olete oma töö teinud. Täna, 23. aprillil asutav kogu oma tööle. 23. aprill on meie rahvaelu sümboolne ja saatuslik päev. See on jüripäev. Tahame loota, et tänavune jüripäev avab meie ajaloos uue ja õnnistusrikka ajajärgu meie rahvale.